Mitte ainult Koguraadios, ma arvan, et Eestis päris paljus meedias on lõpmatuseni arutatud selle üle, et kas igasugused valimised, kaasa arvatud Riigikogu valimised, peaks siis kaotama oma elektroonilised variandid, võimalused, loobuma igasugusest e-hääletusest, rääkimata M-hääletusest. Saateid on olnud palju, mitte midagi muutunud ei ole. Nüüd tuleb aga Artur Taivere meile stuudiosse, tal on eskiis olemas, et mitte ainult seda muuta, vaid üldse tervet Riigikogu valimise korda. Et ma olen päris huvitatud, et mis moodi sa seda siis ette kujutad? Tervist, lugupeetud Eesti rahvas ja tervist planeet Maa. Riigikogu valimissüsteemi korra muutmisest ma mõtlesin eelmine aasta jaanuaris-veebruaris, tegin ühe sellise eskiisi, Arturi eskiis, milline ta võiks olla. Ma käisin seda esitlemas ka Tartu Raekoja platsis, seisin seal 2 tundi oma suure plakatiga, inimesed astusid ligi, rääkisin nendega, saatsin ka kirjad laiali meediasse, meedia ei olnud huvitatud seda avalikustama ja nii edasi, nii edasi. Tegelikult isegi meedia oli huvitatud avalikustama, aga ainult siis, kui ma reklaamtekstina teda esitlesin ja Õhtulehes oli see reklaamtekst olemas ja Lõunalehes oli see reklaamtekst olemas ja kogu see piltidega oli info olemas. Aga ma ei hakka teile seda kirja ette lugema, see on samuti leitav Arturi kirjades, nimi on Arturi eskiis, aga selles kirjatükis on 8 muudatust, mida ma nagu panen ette või teen ettepaneku teile, et need punktid me võiksime läbi arutada ja võtta kasutusele. Kusjuures selle reklaamimisega oli veel niimoodi, ma lisan siia juurde, reklaamimisega oli veel niimoodi, et ma pakkusin seda reklaamida Maalehele, Postimehele, Eesti Ekspressile, Õhtulehele ja Lõunalehele. Ja Postimees, Maaleht ja Eesti Ekspress ütlesid, et meil ei ole seda vaja. Ma ütlesin, et aga ma raha eest reklaamin, et ei, meil seda ikka ei ole vaja. Ja ainukesena, kes nõustusid seda reklaamida, Arturi eskiisi, olid siis Õhtuleht ja Lõunaleht. Ja kui ma kirjutasin siis kirja Postimehe arvamustoimetuse juhile Mart Raudsaarele, et Mart, et no niimoodi ei saa, et mul on tõsine ettepanek. Mart siis vastas, et Artur, et need on nii kardinaalsed muutused, et no see kohe kuidagi ei sobi. No sellest me räägime. Ja nüüd ma olen nüüd siin ja ma seletan need 8 punkti ära, ma loen nad ette ja siis kommenteerin igat punkti. Et kokkuvõttes ta saab olema pikk, aga lühidalt on Arturi kirjades. Punkt number 1 muutuses. Kandidaadid valitakse üleriigilises avatud nimekirjast. Värska inimene saab hääletada Saaremaa kodaniku eest ja narvakas Valgalase eest. Tallinlane pealinlase eest. Me rohkem enam Tallinna poole kaldu ei saa vajuda. Meie riik lihtsalt ei kannata seda enam välja. Seega, meil on praeguse seisuga asi niimoodi, et mina tunnen võib-olla 2 või 3 head inimest, kellele ma oma hääle annaks, aga ma pean valima kellegi siit. Ma siit Tartust ei tunne kedagi head ja ausat inimest. Aga ütleme, Võrus tunnen ühte, Tallinnas tunnen teist ja ongi kogu lugu, aga ma ei saa nende eest häält anda. Ehk siis nimekirjad peaksid olema avalikud ja avatud üle terve riigi. Inimene saab valida ükskõik kelle poolt. Teine punkt. Riigikokku saavad vaid need inimesed, kes on saanud teatud koguse hääli, ehk siis ületanud teatud küünise. Minu arvates võiks küünis olla 1% hääletamisel käinud inimeste koguse arvust. Või eelnevalt siis kokku leppida, kas 3000, 5000 või 10 000 häält. See on juba laiema diskussiooni koht. Et ta oleks meil minu ideaal oleks selline, et meil käis 550 000 inimest hääletamas. Järelikult 1% on 5500 häält. Ja kui inimene saab selle 5500 häält täis avatud nimekirjades, näiteks võtame mingi Põlva Mari, Põlva on ta perekonnanimi ja Mari on ta eesnimi. Kui Põlva Mari saab 5500 häält täis, ongi korras, ongi ta Riigikogus sees. Nüüd on 3. punkt. Hääled ei ole ülekantavad.
nii meil kaob peibutuspartide trall. See on meil hetkel veel probleem. Ehk siis kandideerida võib ainult see inimene, kellele jäävadki need hääled. Ta ei saa neid anda üle. Praeguse seisuga me valime, vabandust sõna eest, aga laipu. Inimene on poliitlaip, ta on 30 aastat teinud midagi, ütleme ausalt, midagi. Selle midagi eest ta on saanud palka ja nüüd ta koorib, riisub 10-20 000 häält ja ise ta sinna ei lähe. Inimesed on usaldanud teda, aga hääled antakse üle, et see on täiesti vale. Et see peibutuspartide tralli ja häälte ülekandmine, see on vaja ära kaotada. Vastasel juhul me siin, meie üle hakatakse naerma. Meie üle juba naerdakse, aga kui te tahate, et meie üle naerdakse veel jätkuvalt, siis jätke see süsteem, jätke see punkt muutmata. Punkt number 4. Riigikogu liikmete arv võiks olla väiksem. See tuleb veel kord läbi arutada. Hetkel on see jama. Minu arust ta võiks muutuda väiksemaks, aga ma siin edaspidi 5. või 6. punktis juba kirjeldan, kuidas see väiksemaks muutub. Punkt number 5. Hääletamisel osalenud, valituks osutunud ja parlamenti mitte mineval kodanikul konfiskeeritakse kogu tema isiklik vara. Inimene peab teadma, millega ta riskib. Mõnitada ei ole rahvast vaja. Kujutage ette, toon täiesti lambist näite, et võtame näiteks Urmas Sõõrumaa, lugupeetud mees seal Tallinnas, läheb Isamaa nimekirjas ja saabki 8000 häält või võtame 11 000 häält. Saab 11 000 häält ja siis ütleb, et aga ma ei lähe. Ma lihtsalt ei lähe. Ja kogu lugu. See on pettus. Inimesed hääletasid tema eest. Nemad usaldavad Urmast ja Urmas ei lähe. Vot selle vastu me peame võitlema ja me peame selle asja kohe paika panema. Et oleks täiesti selge. Inimene annab oma nime sisse, nüüd kui ta osutub valituks, järelikult läheb ta sinna tööle. Kõik. Game over. Number 6. See on täiesti uudne ja pöörane idee ja minu arust on see kõige vajalikum asi, mis siin üldse läbi vajutada tuleks. Isik, kes on kogunud küünisest 3 korda rohkem hääli, võiks omada parlamendis hääletamisel 3 häält. See on meie ühiskonnale uudne, aga väga vajalik uuendus. Siin võiks teha mingi valemi, näiteks kui küünis on 5000 häält, siis isik, kes sai 15 050 häält, omab Riigikogus hääletamisel 3 häält. Aga kui isik sai 50 300 häält, siis pole tal 10 häält parlamendis hääletamisel. Esimesed 3 häält saab saadik kätte 5000 hääle hinnaga. Järgmised 3 häält saab saadik kätte 10 000 hääle hinnaga. Ülejärgmised 3 häält aga juba 15 000 valija hääle hinnaga. See on sügav ja põhjalik arutamise koht. Meil on riigis tekkimas uued tähed poliitikas. Ma juba näen neid. Ei ole üldse loogiline, et parlamendis hääletamisel 80 000 häälega kandidaat ja 1200 häält saanud kandidaat on hääletamisel võrdsed. Kui ma õieti tean, siis meil on mõned inimesed Riigikogus, kes on saanud 259 häält. Mõni on saanud 30 000 ja mõni 259 ja nüüd nad hääletavad ja nende hääled on võrdsed. See on ka kuidagi, kuidas teile nüüd öelda viisakalt. See on ikkagi lampjala ja lauajala mõtlemine. See punkt on süvenemist ja laiemat arutelu kohe kindlasti väärt. Mina praegu viskasin õhku huupi need valemid. Ehk siis esimesed 3 häält oleks saada 5000 hinnaga, järgmised 10 000 ja ülejäänud, et see on, me peame istuma rahulikult maha ja mõtlema, kuidas me selle valemi üles ehitame. Võib-olla on niimoodi, et esimene on siis 5000 ja kõik järgmised on 8000. Võib ka niimoodi, et minu poolt on lihtsalt idee, et ärge seda lukku lööge, aga lihtsalt vaadata võib ju ka niimoodi. Punkt number 7. Kandidaadil, kes on saanud valimistel 3/4 pluss valimisküünisest, ehk siis mitte 5000, vaid ligi 4000 häält, on õigus külastada Riigikogu ja esitada küsimusi. See punkt on vaja lahti mäluda. See on isegi toores minu peas. Ehk siis, minu idee oli selline, et kui inimene on metsanduse spetsialist ja Riigikogus arutatakse mingisugust metsanduse teemat ja inimesel ta sai Riigikogu valimistel
4000 häält, ta ei saanud küll Riigikokku, aga tal on see võimalus, tal tekiks võimalus olla seal Riigikogus ja arutada seda küsimust. Praeguse seisuga ma ei usu, et meil kellegil professionaalsel metsamehel sinna üldse asja on või lubatakse, kui riigikogulased seal jauravad. Aga meil peaks olema niimoodi, et kui mees on oma ala spets, mees on metsanduse, ütleme, grand old man või prof 25+ aastat tegelenud ja ta on valimistel saanud ikkagi märkimisväärse koguse hääli, ta ei tööta küll Riigikogus, aga et ta saaks osaleda sellel debatil, sest ta on meile seal vajalik, tema know-how, tema teadmised on meile seal vajalikud. See oli punkt number 7. Punkt number 8. See asi, et parlamendi pääsemisel on mingi 5% küünis, see tuleb üldse ära kaotada. Seda on mulle paljud inimesed Eestimaal ka öelnud. Või siis küünis tõsta 25% peale, see on teine lahendus. Et kust me selle 5% võtsime? Ja miks see 5% või see, kes küünis alt, see läheb võitjale? See võiks olla niimoodi, et kui Vabaerakond sai näiteks 3% häältest, siis Vabaerakond otsustab, kellele ta need 3% annab. Kuidapidi meil on niimoodi, et see läheb võitjale? Ma toon teile täiesti utoopilise näite. Teil sõidab katus ära, no niimoodi sõidab ära, et te hakkate seda pärast Brasiiliast või Argentiinast otsima. Meil on võimalik niimoodi, see valimisvalem praeguse seisuga on võimalik niimoodi teha või niimoodi läbi suruda, et EKRE saab 20% häältest, 20% häältest valimistel ja Riigikokku läheb 80% valijatest. Selles süsteemis on see kirjas. EKRE-st hääletab 20% valijaid ja Riigikogus on 80 EKRE inimest. Kuidas see on võimalik? Ma seletan teile praegu ära. EKRE saab 20% häält, Isamaa saab 19, Reformierakond saab 4, Arturi Lompa loodud Loomade partei saab 2 ja kõik ülejäänud saavad seal 3 või 2 ja üksikisikud saavad 1 ja kõik need kaotatud hääled, kõik välja arvatud siis Isamaa, kõik lähevad ju meil EKRE-le. EKRE-le 20% hääli ja EKRE-le on 80% Riigikogu käest. See on meil see süsteem, mis meil praegu on, see võimaldab seda. See on absurd. Meid hakatakse planeedil maa mõnitama selle süsteemi eest. Lugupeetud Eesti naised ja Eesti mehed. See kõik on võimalik. Kui te ei ole mõelnud selle peale, siis mõelge. Ja kui Reformierakond saab 25% häält, siis võib minna Riigikokku 75% hääldega. Praeguse seisuga, kui ma õieti mäletan, siis nendel oli ju 31% võit. No see on e-valimistega veel, okei, sinnani ma veel täna ei jõua. Aga 6 kohta nad said ju juurde, niisama. Praeguse seisuga 31 pluss, palju meil sellel teisel on? 31 pluss oli vähemusvalitsus, tal on 37, aga 31 oli ju. Need 6 ta sai juurde. Selle süsteemiga, mis meil on, see on täiesti väär. Ehk siis, kui me seda süsteemi ei muuda, no mina ütlen niimoodi, et mina mingil hetkel hakkan vaatama, no ütleme teist riiki, kus elada, sest minu jaoks muutute teie eestlased, kuidas nüüd viisakalt öelda, elavateks laipadeks. Kui te asjadest aru ei saa, siis te olete lihtsalt elavad laibad. Ma loen seda kirja natukene edasi. Mul on kokku veel 12 väikest muudatust ja 8 väga suurt muudatust. Seega need 8 muudatust, need on väiksed muudatused, et kui te teemat üles ei võta, siis teil ei olegi vaja minu neid suuremaid muudatusi. Kokkuvõte, kõik need ja lisanduvad uuendused on vaja läbi mäluda ja ära seedida. Ega tuleviku väetis teisiti siia ruumi ei teki. Me vajame neid väetisedoose. Minu kindel arvamus on, et me oleme nende jaoks küpsed. Kui üle küpseme, siis on see meie enda süü. Ideaaliks võiks selliseks kohaks, kus filosoofid ja tavakodanikud neid ettepanekuid läbi arutavad, olla näiteks Vanemuise teater. No ERR-i stuudio oleks tegelikult isegi parem. Mina isiklikult julgen väita, et tunnen nii mõndagi filosoofi ja nendeks on Märt Põder, Jaak Kiiker, Hannes Junker. Need inimesed kindlasti aitavad meil selle probleemi lahendamisel. Kindlasti on siin Lõuna-Eestis filosoofe veel ja inimesi, kes
seda süsteemi ja teavad mingisuguseid häid ettepanekuid. Kõik ettepanekud ja argumendid on oodatud. Meil siin Lõuna-Eestis ja ka mujal Eestis on aeg sisukateks debattideks küps. Ma usun, et mehed ka leiduvad. Viimane küsimus siia. Kas meil siis on vaja muutust või ei ole vaja? Minu kindel arvamus, et on vaja. No võt kuidagi niimoodi, et mis sina, Meelis, arvad selle kohta, et ERR-is toimuksid mingisugused saated, kus oleks võimalik tutvustada ja avalikustada ja mäluda, närida, seedida neid ettepanekuid. Kui seda sinu Mart Raudsaart ehmatasid need ettepanekud, siis mulle nad tegelikult tundusid päris realistlikud. Ainuke, mis mul küsimus tekkis, et sa ütled, et sa tead 2 head inimest, kellele sa tahaks hääle anda, nad ei ela seal sinu piirkonnas, neid sa praegu valida ei saa, üks elab Võrus, teine Tallinnas, aga kui sa sulle kindel, et üldse need inimesed nimekirja satuvad, et sa tõesti saaks nende poolt hääle anda, kes need välja valib, kes siis üldse kandideerida saavad? Ei no see on hea küsimus. Selles osas, et kandideerida saavad, siin on vaja, siin on jällegi võtme küsimus on siin naine. Naised peavad hakkama märkama enda ümber mehi, kes on kandideerimiseks küpsed. Sest ega mees on tegelikult, oleme ausad, ega mees on laisk. Mina elades Avega, ütleme, ma töö tegin ära, kodus tegin ka kõik ära, mida nagu oskasin teha ja ülejäänud aja ma olin laisk. Ja kui naisel oli vaja ikkagi midagi veel teha, siis ma olin laisk. Aga Ave leidis, et kui mees on laisk, siis tuleb teda nüpeldada natukene ja siis ei ole mees laisk. Ja vot siin naised peavad leidma selle nüpeldamise tasakaalu või nüpeldamise stiili, et kui nad natukene Avega räägiks, kuidas Ave integreeris oma soovid minusse või minust välja peksis, siis meil oleks neid inimesi ja neid kandidaate ikkagi piisavalt. Ma leian, et oleks piisavalt. Siin on üks kõige hullem probleem on meil tegelikult, ma sellest ei ole kirjutanud, aga sellest ma oleks hakanud rääkima televisioonis, et inimene paraku ei oska sellest suurest infotulvast välja selekteerida, milline kandidaat on väärt kuulamist ja kuulmist ja arusaamist. See probleem ei ole meil isegi lapse kingades. Praeguseks on peameedia, peavoolumeedia, ERR, Postimees ja Delfi, seda, mida isegi ma nimetaks peavoolumeediaks ka Uued uudised EKRE-l. Et see, mida nad sinna ülesse panevad, seda inimene saabki lugeda. Aga minul on üks suur ettepanek, ütleme, siin on 8 väike, aga üks suur ettepanek on ju selline, et me ei tohiks lasta suurematel toetajatel olla partei toetaja. Et me teeksime ühise katla ja näiteks kui inimene tahab poliitikasse investeerida 100 000 eurot, ta saab investeerida vaid ühiskatlasse ja ühiskatlast läheb võrdselt kõikidele parteidele. Ehk siis, nagu meil siin on mingisugused staarvennad, kes investeerivad või toetavad mingisugust partei Isamaad näiteks 100 000 euroga, siis see tuleb ära keelata. See on kõik vale. Ta saab 100 000, kui tal on soovi 100 000 eurot investeerida poliitikasse, siis ta paneb selle ühiskatlasse ja kõik parteid saavad seal võrdselt. Ehk siis, kuidas sulle, mul on neid, see on eraldi fail mul, kus need ettepanekud veel on, lisaettepanekud, aga kui teid isegi need ei huvita, siis mida ma teile veel seal neid välja käin. Aga see sinu küsimus on õige, et mina olen 2 korda 2000, mitte 7, vaid 2000, enne 7, 2003 ja 1999 hääletanud Teet Jaagomäe poolt. Jah, aga 2 korda ta tõmbas mulle püksid lohku või ütleme, ja ma ei lähe ikkagi sinna poliitikasse, et las minu hääled lähevad üle. Mina tegelikult ootan Teedu käest vabandusi. Lugupeetud Artur Taivere, ma palun vabandust, et olin part.
et olin laip. Ma olin poliitlaip, keda kasutati ära, kes kasutas teisi inimesi ära. No aga ega siis Teet Jagomägi, ega siis ta ju ei saa aru, et ta peab vabandama. Vot kui ta vabandab minu ees, ja aga siis ta peab ka sellest veast aru saama, siis ta peab hakkama ka rääkima, lugupeetud inimesed, et me ei saa niimoodi edasi minna, et me teeme vigu. Vastasel juhul me ei austa ei Amar Khayyami, ei Konfutsiust, ei teisi filosoofe. Kas seal sinu nägemuse kohaselt ikka mõni naisterahvas võiks ka sees olla või? No see on jälle hea küsimus. Me peame siit natuke tagasi minema. Kuidas areneb inimese mõtlemisvalem? Inimese mõtlemisvarem areneb niimoodi, mida raskema probleemi elu ette lükkab ja mida raskema probleemi sa suudad ära lahendada, seda raskema probleemi sa saad. Tavaliselt naised on trammid. Ta on punktist A punkti B, heal juhul tagasi tulles töölt punktist B, mis on tema töökoht, käib punktist C läbi, mis on pood ja kogu lugu, et tal ongi ABC, ABC, ABC. Vahepeal ta käib ka ACB ehk siis enne tööd käib poest läbi. Ja pühapäeviti tal on siis ACA, kodu, poodi ja tagasi. Aga vot on olemas teatuid naisi, kellel on see trajektoor A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Ja vot neid naisi on sinna hädasti vaja, sest nad oskavad selekteerida ennast nii ajaliselt. Nad oskavad nii probleemipõhiselt, nad suudavad, kui probleem on näiteks pall, nad suudavad nende mitme palliga žonglöörida, nad suudavad neid seostada. Üleüldiselt naine on ikkagi, selline, kuidas sulle öelda, vereimeja või kaan või sääsk või madu või selline koorem. Aga on ka selliseid naisi, kes ka mehi, ega ma siin Hetääri saatest räägin. Hetäärid olid ju, ma esitasin endale eelmise aasta suvel küsimuse, Artur, võta paber ja kirjuta 100 filosoofi. Võtsin paberi ja kirjutasin 80-90 filosoofi niimoodi, et mul ei tekkinud pausi. Ja siis ütlesin, et Artur, aga kirjuta 10 naist, kes on targad olnud planeedil Maa. Siis ma kirjutasin 2 naist ja mul oli nagu kõik, mul oligi tühi. Kõva ketas oli tühi. Ja siis ma hakkasin nagu mõtlema, et kuidas on niimoodi, et mehed on nii targad ja kuidas on niimoodi, et naised on siis nii rumalad. Ja siis ma hakkasin neid hetääre uurima, ma uurisin 2 kuud neid. Ma tegin luuletuse vene keeles 48 salmi, isegi olen laulnud seda kuigi palju, aga et need on ikkagi meil šedöövrid. Need on ikkagi sellised šedöövrid ja kes on õpetanud filosoofe, filosoofid käisid neid kuulamas. Nad õppisid ka filosoofidelt, kuid filosoofid käisid nende juures neid kuulamas. Ehk siis, vot neid hetääre on meile vaja sinna. Hetääre on meil hädasti vaja. Isegi, hädasti. Aga me peame nad kuidagi välja peilima. Praeguse seisuga seal üleval meil on ikkagi, kuidas sulle öelda, ila ja pisarad. Mina küll teisiti ei oska öelda. See, mis seal üleval praegu on, seal ei ole seda aju ei ole, seal ei ole ei aju mahtu, ila ja pisarad. Et on naistele, on kindlasti ruumi, aga nendele naistele, kes on käinud ikkagi väga erinevaid trajektoore, kes on lahendanud probleeme, kes märkavad, kes kuulevad, vot kuidagi niimoodi ma vastan sinu küsimusele. Sa üheski oma ettepanekus ei maininud seda e-valimist, mis siin paljudel pinnuks silmas on, mõnele meeldib, paljud on vastu, et kas see ei ole sinu jaoks teema, võib ta edasi kesta või tuleks sellele kuidagi piir panna? No, see on hea küsimus, ma jälgin tegemisi, Märt Põdra tegemisi ja tema on selle võtnud enda südame asjaks ja tema lammutab seda teemat nii tugevalt, et ma võin öelda, et ta on sellel teemal eeskuju, spetsialist, teadja ja vot selle jaoks, et vastata sinu küsimusele, mina olen isiklikult sellele vastu, sest sellele e-valimise pooldamisest, see on tehtud nii mugavaks ja tehtud on see Reformierakonna ajal ja Reformierakonna ajal on see toiminud, ütleme fenomenaalselt. Me võiksime ühe korra teha ka ilma selleta.
me saame sellega hakkama, see ei ole probleem. Ja siis, kui see tulemus on ikkagi sama, sest kuskil kas 16 aastat või 17 või 20 aastat tagasi keegi käis minu juures rehvi tegemas ja ütles, et tead, Artur, et aga meil siin, kus see küla on Valgamaal, seal, kus Kiilung asub, peale Rõngut paremale, et meil siin külas, jah, e-valimiste järgi kõik valisid Reformierakonna, aga hakkasime otsima, ei suutnud kedagi leida. Et kuidagi kuidagi lõhnab see asi, kuidagi väga rõvedalt. Ta mitte ei lõhna, vaid ta haiseb kuidagi väga rõvedalt. Ega muidu see anekdoot ei sündinud, et Soomes tehti peale Eestit 2 nädalat hiljem valimised ja võitis ka Reformierakond. Ja seal soomlased hakkasid protestima, et ega meil ei ole ju sellist erakonda. Ei ole midagi, aga Eestis on. No ja võt, siin ongi see, et ja mis siin selle asja juures kõige rohkem paneb mind nagu ütleme, teeb hästi ärevaks. Ütleme, mind kui filosoofi ma on väga raske petta. Nii kui on hääled ära loetud, nii kui on viimased asjad läbi vaieldud, nii kohe hävitatakse need andmed ära. Et see on selline lasteaia tase, et sõbrakesed, kui teil ei ole midagi karta, kui teil on kõik aus, mida te hävitate, mida see muudab, aga ei hävitatakse ära, et see on koht, kus on absurd sisse kirjutatud, et ma ei ole selle e-valimise poolt, ütlen nii. Meil on olemas Riigikogu, meil on olemas peaminister, just täna oli siin ühe härraga natuke arutelu mõnede teemade suhtes, et kas meil on presidenti ka vaja või on see institutsioon Eesti jaoks suhteliselt mõttetu? Ise olen ka mõelnud selle peale, ma olen kusjuures palju mõelnud selle peale, see on hea küsimus. Meil tegelikult presidenti on hädasti vaja, aga ma nüüd seletan ennast natukene lahti. Meil ei ole vaja tallalakkujat ja mökut, meil on vaja presidenti, ehk siis munadega meest. Praeguse seisuga meil on tallalakkuja ja möku. Et kui ta on, ütleme, selliselt üles ehitatud asi, nagu meil siin Kersti oli ja praegune šef on ja enne seda oli Toomas Hendrik Ilves, et kui me oleme siin ikkagi sellised, ikkagi tallalakkujad, siis sellisel kujul ei ole vaja. Küll aga, kui on mees, mõtlev oma kindla nägemusega maailmast, oma välispoliitilise arvamustega, oma visiooniga majanduses, oma visiooniga sotsiaalsest elutasemest või sotsiaalsetest probleemidest. Seda meest on meil kindlasti vaja. Praeguse seisuga meil ei ole seda olnud. Ma nüüd Meri kohta ei oska öelda. Rüütel oli ka kindlasti mökku, aga võt Meri kohta ma ei oska öelda, sest ma ei ole teda nii palju uurinud. Ja siis oli Eesti ka natukene sellises keerulises seisus ja et Meri kohta ma tõstan käed ülesse, mul on käed üles tõstetud, näpud laiali, peopesad lahti, et Meri kohta ei käinud see, aga kõik need ülejäänud klounid, see on tühi koht. Kui sa ütled, presidenti tarvis on, ega praegune presidendi valimine on ka siuke väga kummaline asi, võib-olla sellepärast ongi tekkinud sinu formuleeringu järgi mökud meile, et kuidas oleks sul ettepanekud ka, kuidas Eesti võiks endale presidendi valida? See on hea küsimus. Meil see president, kes meil nüüd valiti ju teisest korrast. Ta valiti niimoodi, et esimene kord prooviti teda valida ja tuli eitav vastus. Ja siis pandi ta uuesti, ütleme, kaalu peale ja siis tuli jaatav vastus. Nädal aega hiljem helistab mulle Sergei Pihvast sõber ja ütleb, Artur, kuule, et me ei ole sinuga poliitikast rääkinud, aga räägime natuke poliitikast. Ma ütlesin, et Venemaalt tuleb soov poliitikast minuga rääkida. Ütlesin, okei, räägime. Ja ta ütles, Artur, et aga seleta mulle, kuidas te presidenti valite? Ma ütlesin, et ma sain su küsimusest aru, et me valime niimoodi, et
me paneme ühest ühe valima ja siis me ei saa valitud. Ta küsis, aga et kui te ei saa valitud, et siis oleks vaja ju vahetada. Ma ütlesin, ei, meil on ikkagi niimoodi, et siis me paneme selle sama ja siis me proovime uuesti, aga enne seda on meil kardina taga toimunud väiksed sellised, ütleme, kilekoti sahkermahkerid ja järsku me siis saame. Ja selle peale hakkas Sergei naerma, ütles, teada Artur, et tegelikult eestlased käituvad alatult. Ma ütlesin, et kirjelda. Ütles, te käitusite praegu nii alatult, et meil sõjavägi keelas selle informatsiooni rääkimise ära kasarmutes. Kardavad, et sõdurid hakkavad naerma ja naeravad ennast surnuks. Sest ühest ühte valida nad ei saanud hakkama ja nad ei leidnud teist Eesti peale ja panid uuesti selle sama venna. Ütles Artur, et see on ikkagi relv. Et kui te niimoodi püüate rünnata meid venelasi, siis see on ikkagi rõve. Ma ütlesin, no näed, et vähemalt kuidagi suudame teid rünnata. Et nad naersid ja nendel raadios, kusjuures raadios nad mõnitasid meie seda valimiskorda. Nii et lugupeetud eestlased, see presidendi valimiskord, mis meil oli, seda mõnitati naaberriigis ja õieti tehti, igati õieti tehti. Nii et mina leian, et meil peaks olema, ma räägin siis siia ühe loo ära, meil on 15 minutit aega, on. Nii, 2017 aasta märtsi lõpp, ma ütlesin Avele, Ave, mulle ei meeldi, sina mulle ei meeldi, mina lähen Pariisi, mina lähen üksinda vaatama, kuidas Macron ja Le Pen omavahel valivad. Mina lähen sinna üksi, ma sealt leian ühe endale naise õhtuks, et sina jääd koju. Ave tuli kohe kallale, peksis nii, et halba hakkas. Ütles, mina tulen kaasa, mida sa sinna tegema lähed? Ma ütlesin, et ma lähen vaatama, 2017 oli too aasta, Macroni ja Le Peni valimisi. Kuskil mais oli nendel see valimine. Macroni ja Le Peni valimisi. Ave räägib, mina tulen ka kaasa. Ma ütlesin, et küll, kui tuled, siis tuled, telli piletid ära. Tellis piletid ära, reede õhtul sõitsime maja juurest välja, laupäeval hommikul oli lennuk, laupäeval kell 10 olime juba kohal. Ja siis esimene asi oli kohe, no ma ütlesin, et Ave, et sa võid jalutada, et ma olen käinud söön Eiffelis. Mida? Ma ütlesin, okei, tule siis kaasa, kui sa tahad tulla. Läheme Eiffelisse. Ja ma selle reisi jooksul, ma küsisin 18 inimese käest, Ave oli kogu aeg kõrval, Ave pani kirja või no ütleme, registreeris. Ja kelle poolt te olete tänastel valimistel, kas Macron või Le Pen? Ja võt, nüüd ma küsin sinu käest, paku, palju oli Macroni poolt ja palju oli Le Peni poolt? No ma arvan, et 15-3. Ja väga õige, see on väga tubli pakkumine, 18-st 2 olid Macroni poolt ja 1 oli Le Peni poolt. Kõik ülejäänud, ühe venna käest oleksime reaalselt peksa saanud. Ave hüppas, jõudis eest ära hüpata, aga mina sain, ütleme, õla eest ära. Ma oleks poes peksa saanud. Ma küsisin poe müüja käest, kelleks oli mees, kui ma ostsin veini, juustu ja vorsti. Ma ütlesin, Macron or Le Pen, who do you vote? Mees tõusis üles ja virutas, ma sain eest ära. Ütles, 1 korda veel ja ma löön sul raisa maha siin. Ave ütles, lähme ruttu minema. Ehk siis ühe naiste rahvaga Notre Dame jäi mul minust vasakut kätt ja Jõgi jäi ka vasakut kätt, me kõndisime Avega ja vanem naiste rahvas tuleb vastu. Ma küsisin, et kas Macron või Le Pen, kelle poolt te hääletasite? Too naiste rahvas ütleb, ma olen terve elu hääletanud valede kandidaatide eest. Ma ei ole oma elu jooksul saanud ühtegi korda hääletada oma enda kandidaadi eest, kelle eest mina tahan hääletada. Ta ütles selle ära, Ave kõnnib täiesti tummalt, mina kõnnin edasi 3-4 sammu, ma hakkasin naerma. See ongi nende poliitiline süsteem, et kui on kaks kandidaati, sul on 18 sellest küsimisest ja sa saad 2, kes on Macroni poolt ja 1 Le Peni poolt ja kõik ülejäänud ei olegi oluline. Ehk siis see süsteem, mis on Prantsusmaal, see on ka täiesti vale. Ma sain veel seal Ave käest peksa õhtul, et läksime jalutama ja ma jäin rääkima meestega poliitilisel teemal. Et aga kuidas niimoodi, et kuidas keda kui palju reklaamiti ja nii edasi. Ave tuli, tassis mind juustega kõrval, ütles, et ei,
aitab küll sul nendega lobisema ja käisime ja küsisime, et metroos inimesed joonistavad, inimesed on pargis, inimesed söövad, vend teenendab meid restoranis, ma küsisin Macron või Le Pen, meil oli seal veel selline juhus, kus me Avega sõimasime kelneri läbi, istume, sööme, tellisime esimese ära, tellisime teise ära, tellisime kolmanda ära, tellisime kohvi, seal Eiffeli torni restoranis ja arve oli, ma ei tea, kas oli vist 81 eurot. Avega vaatame seda arvet, ma ütlesin, et Ave, maru väike on see arve, Ave ütles, väike on jah see arve. Kelner tuleb, kas kõik on hästi? Ma ütlesin, et ei ole hästi. Mis on viga? Ma ütlesin, et arve on väike. Kelner vaatab mulle otsa, kus kohast te olete? Ma ütlesin, et Tõrvandist. Aga kus kohas see on? Ave ütles, see on Tartu all. Mees vaatas, ma sain aru, et kuidas ma saan teid aidata. Ütlesin, et Pähkel, et teeme veel magustoidut. Ütles, teeme veel magustoidut. Tõi siis magustoidut veel. Aga kas te vähemalt riigi saate öelda? Ave ütles, et Estonia. Selge. Ja siis ta tõi meile uue arve. Pähklike, ma küsisin, Pähklike, palju maksame? Ütles, viska selle tee peale. Ma ütlesin, et võib-olla kohvi peale ka. Võib-olla narkootikumide peale ka. Ja siis viskasime talle sinna ja läksime minema. Aga kokkuvõttes mina tahtsin, isiklikult soovisin minna sööma sinna ülesse restorani. Seal on teisel korrusel on ka restoran. Ja siis ma tahtsin, lähen välja ja näen seal treppi. Mina olen riides, ütleme filigraanselt. Ja siis see kelner, kes sinna ülesse laseb, siis see vaatas Ave peale ja ütles, et ei, sellisega see ei saa sinna. Ave vaatas sellele vennale otsa, ütles, ma tulen siia kunagi tagasi, küll te siis lasete mind. Ja läksime minema ja kokkuvõttes oli mul on kodus oli üks filosoof, kes oli tuttav, ma ütlesin, et näed, Pets, et käisin Pariisis, aga näed, restorani ei lastud. Pets küsis kohe, Artur, mis naisega käisid? Ma ütlesin, et näed, et oma naisega Avega käisin. Ta ütles, teada, Artur, ma võin öelda sulle, miks prantslastel on stiili. Nad iga Ida-Euroopa litsiga ka ei lase sinna ülesse. Ma ütlesin, no näed, Ave, sellepärast ma ei tahtnudki sind võtta. Ave ütles, et õhtul me veel räägime. Toda õhtut ma mäletan, toda õhtut ma jään kauaks mäletama. Ja, et kuidas sulle nüüd öelda? Mitte ainult lihased ei saadud pehmeks, vaid ka mehe tugevamad osad said pehmeks. Et Avele eriti ei meeldinud too jutuajamine, aga ta oli tõde. Ta veel seal ütles, et Artur, meil sõnavabadus sellisel määral ei tohiks olla. Ma ütlesin, et võt siin Osaühingu saate nobe on sõnavabadus sellisel määral, et kui mees tahab midagi öelda, siis mees ütleb. Ja meie asi ei ole siin kätt ette panna. Ave tuli kallale ja peksis nii palju kui suutis, et talle ikka see ei sobi. Ma ütlesin, Ave, ta ju ütles tõde jah, aga ikka ei sobi. Nii et selline lugu, et meil Eestis on vale süsteem, prantslastel 2 kandidaadiga on vale süsteem, venelastel on niimoodi, et seal on vist lõppvoorus kas 10 tükki, aga seal on, ütleme seal on see kaalukauss on natukene vale. Ta võiks olla meil niimoodi, et 4 aastat on ära, 8 aastat on ära, ja siis on täiesti uus, et vähemalt 5 kandidaati peab olema, 1 voor ja kes saab rohkem hääli ja ongi kogu lugu. Kui keegi saab 22% häält ja ülejäänud saavad 19 ja 20 ja 18, siis see, kes saab 22% häält, see ongi president. Kõik, game over, 1 voor ja mingit elektroonilisi valimisi, ei ole vaja seda elektroonilist valimist, see on, ma väga vabandan, et me jälle, siin Reformierakond kuskil määrib ära ja olemegi jälle kuskil väga vales kohas. Et see on jälle mõtlemise koht, mina peksan praegu huupi, sa esitasid mulle küsimuse, millele ma olen küll mõelnud, aga see on, siin on vaja niimoodi, et filosoofid tulistavad veel minu arvamused ja mina tulistan nende arvamused ribadeks, täiesti ribadeks. Aga meil ei ole saateid, praegu me sinuga, ütleme, kuidas sul öelda, meil on praegu debatt, aga see on ikkagi nõrk. See on pigem selline monoloog, kus sa
kus sa tulistad vahele, aga tegelikult peaks olema võrdsete debatis osalevate isikute tulistamise või laskmise vool või ma ei oska seda sõnadesse panna, et igaüks peaks saama ütlema sõna sekka, kui ta näeb midagi valesti. Aga meil ei ole seda praegu. Korras.